Esimene panelist on professor Jaan Aru. Professor Jaan on Tartu Ülikooli Arvutiteaduse Instituudi kaasprofessor, kes on uurinud aju, aru ja tehisaru ning saanud mitmeid auhindu teaduse populariseerimise eest. Ta on kirjutanud raamatu Ajust ja arust, loovusest ja lugelemisest ning lastele mõeldud raamatu Osav aju. Ta on pälvinud ka Vabariigi Presidendi kultuurirahastu noore teadlase preemia ja riigi teaduspreemia. Järgmine panelist on professor Gert Järvan. Professor Gert on IT-teaduskonna dekaan. Samuti on ta Informatics Europe'i nõukogu liige ning pikaajaline Euroopa Komisjoni ekspert. Dekaanina vastutab ta ligikaudu 2500 üliõpilase ja 400 töötaja eest. Tema teadustöö keskendub IT-süsteemide töökindlusele ja usaldusväärsusele. Lisaks õppejõu ja teadlase rollile peab ta regulaarselt loenguid tehnoloogiaga seotud väljakutsetest ja tehisintellektist ning on olnud 2 korral ülikooli arengukava 1 autoritest. Järgmisena Birgi Lorenz. Birgi on Tallinna Tehnikaülikooli vanemteadur, IT-didaktikakeskuse juht ning IT-teaduskonna bakalaureuseõppe prodekaan, kelle fookuses on küberturvalisus, informaatikaõpe ja tehisintellekti rakendamine hariduses. Ta tegeleb noorte kübertalentide arendamisega ning töötab välja mudeleid, kuidas kasutada AI-d üldhariduses õppimise personaliseerimiseks, õpimotivatsiooni tõstmiseks ja õpetajate töö toetamiseks. Tema uurimistöö keskendub sellele, kuidas õppejõud ja õpetajad saavad AI-d turvaliselt ja eetiliselt rakendada, arvestades andmekaitse ja digihügieeni põhimõtteid. Lisaks analüüsib ta AI mõju tulevikutööle ja ettevõtlusele, eriti küberturbe valdkonnas. Järgmisena Tarmo Koppel. Tarmo Koppel on ärikorralduse instituudi lektor ja tarkvarateaduste instituudi doktorant. Tema õpetab digitaalsed muutused, tarkvaratehnoloogiad ja äritehisintellekt. Tal on tihe kontakt ettevõtete ja teiste organisatsioonidega, viies läbi nii neile kohandatud koolitusi kui ka juhendamisi AI revolutsiooniga kaasaminekul. Tema teadustöö fookus on virtuaalassistentidele ja laiemalt suurte keelemudelite ja multimodaalsete mudelite ärirakendustel. Ja viimasena kutsume lavale moderaator professor Tanel Tammet. Tanel Tammet on Tehnikaülikooli rakendusliku tehisintellekti professor, samuti Tehnikaülikooli nõukogu ja ETAG-i hindamisnõukogu liige. Tema teadustöö fookuses on masinõppe ja neurovõrkude ühendamine sümbol- ja reeglipõhiste süsteemidega. Ta on osalenud paljudes praktilistes IT-projektides nii riigi kui ettevõtlussfääris, koostanud mitmeid õppekavasid ja on aktiivne õppejõud nii baka, magistri kui ka doktorantuuri kavades. Teeme meile panelistidele suure aplausi. Ja mainin ka ära, et terve paneeli aja te saate skänneerida seinal olevat QR-koodi ja slaidos küsida küsimusi. Aga nüüd annaksin sõna üle moderaatorile. Palun! Nii, suur aitäh selle sissejuhatuse eest ja mul on väga suur rõõm näha, et inimesi mitte võib-olla ei kadunud ära, vaid tuli isegi juurde pärast sööki.
mulle tundub nii. See tahvel on selleks, et kui te midagi küsite, siis need ilmuvad siia ja ma saan hakata edastama. Nüüd paneelist. Mulle tundub, et selle tehisintellekti ja hariduse teema osas on väga raske välja mõelda nagu efektsemat paneeli üldse. Et kõik need inimesed on mingist vaatenurgast või mingist teemast selle küsimuse juures nagu täielikult tippspetsialistid Eestis, nagu kõige suurem kogemus, kes teavad mingeid asju nagu kõige paremini. Selles mingisugust kahtlust, nii et ma arvan, et me katame selle spektri nagu perfektselt ära ja ma loodan, et sellest tekib selline õppematerjal, mida saab edaspidi kasutada. Ja kuidas see meie plaan praegu on, et me saame seda muuta, et ma kavatsen anda kõigile natukene sõna hakatuseks, et mis on nagu põhiküsimused või kuhu me tahaks selle aruteluga minna ja siis me võiks tulla natuke nende samade põhiküsimuste ja teemade juurde detailsemalt ja siis hakata minema rohkem teie küsimustesse, millesse ma väga usun, et need tulevad huvitavad ja tähtsad. Ja ma teeks otsa lahti ise, et mis on minu arust, kuidas seda teemat struktureerida, et kõigepealt ma olen väga seda meelt, et tehisintellekti küsimus on üle maailma praegu hariduse kõige olulisem küsimus. Et see on võib-olla üks neid kohti, kus tehisintellekt reaalselt on nagu hakanud mastaapset mõju avaldama kogu ühiskonnale ja kultuurile läbi selle, et me teame, et kõigepealt ta tekitab tohutu probleemi, et me ei saa enam anda koduülesandeid, nii nagu on antud, eks. Et see on väga halb lugu. Nüüd teises küljest me saame tehisintellekti väga hästi kasutada õppeprotsessis, mis on samas jälle väga keeruline, eks ju. Siis tekib meil küsimus, et mida me üldse peaksime õpetama, eks, et kui maailm hakkab mingil pool ära muutuma ja ta muutub suhteliselt prognoosimatul kujul, et me tegelikult ei tea, eks. Et neid dimensioone on nagu veel ja nad kõik on tegelikult väga põletavad, et ma arvan, et viimased, ma ei tea, 100 aastat ei ole mitte midagi taolist olnud, kus äkki sellised järsud olulised muutused tulevad. Nii et siit kohast ma võtaksime võib-olla alguseks järjest sõna, et hakkame Tarmoga pihta. Aitäh, Tanel. Et mõned on ütelnud, et tehisintellekti avastamine või väljaarendamine on isegi suurema tähtsusega kui tule avastamine või tule kontrollimine inimkonna poolt ja ilmselt see mõjutab ettevõtete tegevust rohkem kui isegi elektritulek, võttes arvesse, kui palju produktiivsust sellega hoidetakse. Et kui hiljuti endine Google'i tegevjuht Erik Schmidt ütles selliselt, et iga aasta me ootaksime vähemalt 30% produktiivsuse kasvu ettevõtetelt selle tehnoloogia juurutamisest, siis ma arvan, et meil ülikoolina on väga suur vastutus ühiskonna ees, et neid spetsialiste välja õpetada, kes siis oskaksid seda tehnoloogiat panna töösse ja efektiivselt. Et mina oma töös minu töö on siis õpetada tudengeid, neid juhendada, nende teadustöid, ise teha teadustööd. Samuti ma koolitan ettevõtete juhtkondi ja personale. Isegi siin paar nädalat tagasi sai koolitatud kohtunikke. Ning ma näen seda kõikjal nagu Eesti töötajaskonna silmadest, et sellist äratundmisrõõmu, et see on minu hetk, see on minu võimalus ja see on minu asi, mis ma tahan teha. Et see on kindlasti mitte kõikide töötajatega, vähemalt need, kes tulevad koolitusele nende silmades. Ning see võimalus, aga ka vastutus ülikoolide poolt on, ma ütleks, välja koolitada uus põlvkond professionaale, kes siis oskavad käitada protsesse, näiteks äriprotsesse uuel tehisintellekti ajastul. Aga meil on ka ohud, mis seda tehnoloogiat, või ütleme siis tehnoloogia tarvitusele võttu Eestis võiksid pidurdada või siis takistada. Et üks on kindlasti inimeste kaasatulek, kui ma mõtlen inimeste peale, kes koolitustel osalevad ettevõtetes, siis mitte kõik ei ole alati selle tehnoloogia pooldajad ja avasjõli vastuvõtjad, vaid on ka kõhklemist. Loomulikult tervislik kriitikameel tuleb asja juurde kasuks, aga tihti on suhtumine ettevõtjad arvavad,
Et see on mingi tehnoloogia, mille ma ostan, vajutan nuppu ja see hakkab tööle minu jaoks raha tegema. Ilma, et me peaksin ise midagi muutma, õppima või siis ettevõttes ümberkorralduse tegema. Ja teine oht, mis ma näen, on siis õigusruum või siis ütleme seadused. Et paljusid asju, mida Ameerika ja Aasia ettevõtted võivad teha protsesside automatiseerimisel, meil on seda väga raske teha, sest meil on ühest küljest esimene maailmas siis selline suurem raamistik, mis reguleerib tehisintellekti kasutusele võttu, see on siis Euroopa Liidu AI-määrus. Aga kui ma mõtlen oma endise ülemuse Piplaru Srivastava, see on siis Lõuna-Carolina ülikooli professor, ütles niimoodi oma poliitikute kohta seal Ameerikas, et poliitikud ei mõista, mis asi on AI. Ja siis nad suure hooga tulevad seda reguleerima ja siis keeravad mitmed asjad kinni. Näiteks eile kaitses üks minu juhendatavaid magistrante Heleriin Adelbert, kes töötab Swedbankis personalijuhtimise alal, kaitses magistritöö, sai hindeks suurepärane 5. Ja tema töö siis demonstreeris, et tegelikult me juba praegu võiksime selle tehnoloogiaga automatiseerida värbamisprotsessi. Et kui töötaja, või ütleme kandidaat kandideerib tööle, siis on neid CV-sid, mida on vaja läbi hinnata, võib-olla 100, mõnikord 500 CV-d. Ja me tahtsime siis vaadata, kas siis AI suudaks samad tööd teha, mida teevad praegu inimvärbajad. Ja me nägime, et päris täpselt seda tööd ta ei suutnud järgi teha, ütleme, statistiline olulisusmäär ei olnud seal mitmes muutujas nagu saavutatud, aga see oli väga väikene vahe, et kui ütleme, inimene pani hindeks 4,3, siis AI pani hindeks 4,25 näiteks varasem töökogemus. Et tegelikult see tehnoloogia on juba siin, mis seda võimaldaks. Ja. Aitäh! Virgi. Mina valutan südant sellepärast, et meie siin kõik oleme enam-vähem juba sammu sisse astunud ja arutame, et mis on meie 3. või 4. samm. Meil on Eestis ikkagi hästi paljud inimesed, kes ikka ei ole veel tehisaru avanud. Või kui nad on avanud, on saanud halva kogemuse. Nad on see midagi teinud. Kunagi tehti Google'i kohta siis nalja, et teil on terve maailm Google Mapsis olemas ja siis sa lähed vaatad, kus su kodu on. Mis sa oled kodus. Sa tead, kus su kodu on, miks sa seda otsid. Et tehisaruga samamoodi, et esimene asi Google otsid nagu ennast, eks ole, siis oled, mida ta sust teab. Et see on selline rumal kasutus. See ei ole selline kasutus, mis viiks meid edasi. Ja kui me hakkame neid keerulisemaid küsimusi, siis me saame aru, et meil endal mõistlus ei tööta, et tehisaruga suhelda. Et kuidas ma õpin tehisarus ka suhtlema nii, et ma saan sellest kasu kätte. See on see õpetajate pool, et nüüd ma nagu proovin, katsetan, eks ole, aga noored on ette jõudnud. Noored tulevad tundi, on juba kõik asjad ära teinud seal endal ja siis muudkui annavad infot. Nüüd sa oled õppejõuna selles olukorras, kus sa pead kogu aeg valideerima seda, mida sealt tuleb, sest ega see tudengi ei valideeri. Tema lihtsalt viskab sulle midagi, vaatad, äkki läheb läbi, eks ole. Ja nüüd need õppejõud, kes ei viitsi enam õpetada, need paistavad väga hästi välja. Nemad aktsepteerivad kõike, mida tudeng annab. Et nii hästi töö tehtud, et väga lahe on. Ta sisusse ei minda. Et siis Kaido Kikkaga siin oleme arutanud aeg-ajalt, et kõik need tehisaru asjad on nagu selline appi, eks ole, me saame apid kasutada, aga appi loll on nüüd välja tulnud sealt. Eks siis hästi palju selliseid segavaid asju on, et me ei saa aru, kuidas õigesti kasutada, kuidas tudengid kasutavad, me õpetada neid ei oska täpsemalt, sest et isegi ei oska, eks ole. Ja kui õpetus toimub niimoodi, et mine vaata, kuidas tehisaru arendada, siis ei ole see, mida seal tahetakse. Siis me täna oleme tõesti selle generatiivse kastis kinni ja meie aru Eesti tööta piisavalt hästi, et me saaks seda ära kasutada. Et mul on Jaanile usk, et sa ikkagi aitad meil seda maailma natuke siit lahendada. Turvalisus kindlasti teema. Tahaks sinna kõik asjad sisse panna, et äkki ta teeb minu eest midagi ära. Aga kellegi küsida luma eest, ei taha luba küsida, et kas ma ikka tohtisin panna. Ja Gert, vist sina mõtled kohe selle peale, et aga mis tehnoloogiat me siis kasutame, et kuule see maksma ka läheb, eks ole. Nii et ma annakski võib-olla edasi Gerdile, kes siis võtab edasi. Okei, tänud ja tere ka minu poolt. Ma arvan, et kui me vaatame tehisintellekti, siis nagu ka eespool sai öeldud, et tegemist on kindlasti võib-olla inimkonna
ajaloo ühe kõige rohkem muutust toova tehnoloogiaga või kõige mõjuvõimsama tehnoloogiaga, aga mis on selle tehnoloogia praegune probleem, on kindlasti see, et me mõistame seda tehnoloogiat äärmiselt vähe. Ja mulle meeldis väga Anthropicu, mis on üks suuri keelemudeleid loov ettevõte, ühe kaasasutaja Jack Clarke'i mõte või niisugune arvamus, et me oleme tegelikult hetkel olukorras, kus me tehisintellektiga või uurime tehisintellekti umbes nii, nagu bioloogid uurivad inimest mikroskoobi all. Aga nüüd mõelge ise, kui panete nagu inimese mikroskoobi alla, kui väikest pilti te tegelikult näete. Ja sama asi on ka tehisintellektiga, kui me praegusel momendil nagu tehisintellekti uurime, teeme temaga loomkatseid, siis me põhimõtteliselt näeme temast väga väikest osa ja me mõistame teda õudselt vähe. Nii et meil on tehnoloogia, mis ühelt poolt nagu annab väga suure võimestuse ja võimaldab äärmiselt palju teha, aga tegelikult me oleme ikkagi väga kaugel sellest, et täpselt aru saada, miks ta niimoodi töötab, kuidas ta niimoodi töötab. Ja samas Jack Clarke'i väide, et nad teevad loomkatseid tehisintellektiga, ma arvan, see ongi täpselt see koht, kus me olemegi ka praegust teaduse vaates. Aga ma olen täiesti veendunud, et sel kõigel saab olema ülisuur mõju kõikidel asjadel, mis me teeme, kaasa arvatud õppimisele. Ta ei ole mitte töövahend, vaid ma arvan, et tehisintellekti tulekuga ja ennekõike, kui ta ka veel natuke küpsemaks saab, me hakkame nägema väga põhimõttelist muudatust kogu protsessile, ehk meie rollid muutuvad, meie ülesanded muutuvad, see, kuidas me mõtestame enda igapäevast tegevust, ka see hakkab väga palju muutuma. Nii et see, ma olen 100% veendunud, et selline klassikaline õppejõu roll muutub hoopis millekski teiseks, sellest, et see meie praegune õppimismudel on ju ikkagi tegelikult niisugune, me võime minna vanasse Kreekasse tagasi põhimõtteliselt, juba tol ajal Aristoteles istus enda jüngrite ümber ja õpetas neid, tegelikult veel paar aastat tagasi või isegi tänasel päeval teeme täpselt sama asja. Et see maailm hakkab väga kiiresti muutuma, aga et nüüd kuidas selles maailmas sellest ühelt poolt nende ohtudega toime tulla ja teiselt poolt ka seda inimkonda võimalikult palju võimestada, selleks me peame ikkagi mõistma mõlemat poolt, nii tehisaru kui ka aru. Ja siin on meil aru. Aitäh. Ja mul on hea meel siin olla ja tore siin nende panelistidega, kes kohe kasutavad ära seda võimalust. Ma nüüd saan aru, miks mind siia kutsuti siia paneeli ka, et ei olnud sisuline põhjus, oli ainult nimes põhjus. Aga kasutan seda võimalust ja räägin. Ja alustame võib-olla sellest, et mida president rääkis aastapäeva kõnes tehisarust ja tsiteerin. Tark rahvas ei volita mõtlemist masinatele, vaid kasutab neid, et võimendada oma tugevusi ja kõrvaldada oma nõrkuseid. Väga hästi öeldud, väga ilusasti öeldud, aga teadlastena peame küsima alati, et okei, kuidas? Ja teine asi, mida ma võib-olla praegu rõhutaksin, on see, et ehkki see kõlab ilusasti ja me mõtleme, et tehisaru võimendab meie tugevusi ja kõrvaldab meie nõrkusi, siis see ei ole triviaalne, et see tegelikult ka niimoodi on. Toon ühe näite. Just mõtlesin nendest teemadest ühe teise loengu jaoks, see oli võib-olla 6 aega tagasi, sõidan bussis ja siis näen minust ees just diagonaalis istub tudeng, Tartu Ülikooli tudeng. Siin ilmselt selliseid ei ole. Nii, söödab siis ChatGPT-le sisse artikli ja ütleb midagi taolist, ma päris täpselt ei näe, aga põhimõtteliselt on, et kirjuta mulle 3-leheküljeline lühikokkuvõte sellest artiklist. See ei olnud ainus, mis ta tegi. Seejärel ta ütles, tee selle kokkuvõtte põhjal slaidid sellest tekstist. See ei olnud ka sugugi lõpp. Siis ta kirjuta mulle iga slaidi kohta see, mis ma võiksin rääkida. Ja see oli esimene koht, kus ma mõtlesin, kui mina olen seni nagu tudengitele lasknud ettekandeid teha, siis ma eeldan, et ta ikkagi, kui ta räägib mulle, siis ta ikkagi peab aru saama. Nüüd ma sain aru, et kui tudeng on seal arvutiekraani taga ja tal on see presenter mode, siis ta saab sinna panna, ja see tudeng seda tegi, on ju tehisarust võetud teksti ja ta ise nagu, ta ei pea isegi seda mõtlema. Ja see ei olnud ka veel kõik, mis ta tegi. Seejärel ta kirjutas sisse, palun kirjuta mulle potentsiaalsed küsimused, mida võidakse küsida, ja ka vastused. Nii et ühelt poolt see oli väga nutikas, aga teiselt poolt see on hea näide sellest, et kui president ütles, et kasutagem selleks, et oma tugevusi võimendada, nõrkuseid kõrvaldada, siis mulle tundus, et ta tegi vastupidi, eks, et ta võimendas nõrkuseid ja kõrveldas tugevusi.
tugevus, ja sellest võime pärast pikemalt rääkida, on see, et kui me tahame, siis me saame keerukamalt mõelda, edasi mõelda, pingutada natukene. Ja nõrkus on see, et tegelikult meie aju tihtipeale ei viitsi, eks? Ja tema seda just niimoodi kasutas. Ja siis ongi, et me näeme, et meil on siin oht, te oma ülikoolis näete ka seda, igal pool me näeme, et tudengid kasutavad, Birgi uuringud näitavad seda ka kooli kohta väga hästi, et õpilased kasutavad. Ja see ongi probleem, et kui me midagi ei tee, meil on halvasti. Ja seetõttu on siis üks põhjus, miks president kutsus ellu tiihüppe, et meil oleks võimalik nagu kuidagi siis midagi teha selles olukorras ja idee, mida ma praegu käsitlen lühidalt, ongi see, et anname õpilastele õpirakendused, mis võimestavad nende õppimist ja tegelikult toetavad nende tugevusi. Kui see läheb tööle ja kui see on edukas, siis on meil aga järgmine probleem. Just see, et nüüd tulevad siis ülikooli, näiteks TalTechi tulevad õpilased, kes on õppinud veel palju paremini õppima nende tehisarusüsteemide abil ja siis ei saa muidugi, nagu siin ka eelkõnelejad ütlesid, ülikoolis samamoodi jätkata. Nii et tundub, et igatahes on meil natuke halvasti või teisipidi. Me oleme väga huvitavas positsioonis, kus tehisaru võib meid teha targemaks või siis tehisaru võimendab loomulikku lollust. Tänan, et kuna siin juba see Jaani nimi teemaks läks, eks, ma räägin teile oma kogemuse Tartu Ülikooli kolleegidega suheldes eelmine nädal. Et mina kasutasin sõna tehismõistus ja nad vaatasid mulle kahtlustavalt otsa ja ütlesid, et kuidas sa julged nii öelda, et meil on nagu otsustatud, et tuleb öelda tehisaru. Ja siis ma ütlesin, ei, ma jätkan tehismõistuse kasutamist. Et seal on, ma arvan, otsene seos. Aga nüüd vahepeal ma võtan juba natukene küsimusi ka, sest mulle tundub, et hetkel on üks väga populaarne küsimus, mis tundub mulle väga sobiv hetkel, et mis on need 3 kõige olulisemad tehisintellekti väljakutset, millega Eesti haridusmaastik laiemalt järgneva 5 aasta jooksul kokku puutub. Et sõnastaks nagu lühidalt 3 asja, 3 ei tule, siis võib-olla 1 või 2. Prooviksime teha ringi, kes tahab selle kohta midagi öelda. Ei pea tingimata. Ma võin kohe lihtsalt oma sõnasabast, iseenda sõnasabast haarata, et esimene probleem on see, et kui me midagi ei tee, siis läheb kõik allamäge, sest nagu siin mainitud, õpilased, tudengid kasutavad oma kodutööks, on ju, siis nad enam nende mõistus ei arene, on ju, et ühtepidi see on probleem, me peame midagi tegema. Teiseks, kui me nüüd hakkame näiteks gümnaasiumis tegema, siis meil kohe tekib see probleem, et gümnaasiumisse tulevad lapsed, kellel on halvad harjumused, kuna nad on teinud valesti, ja siis gümnaasiumis peavad ümber õppima ja teiseks, või siis võib selle võppana, aga kolmandaks on see, et need lapsed, kes gümnaasiumis võib-olla õpivad paremini kasutama, tulevad siis meile ülikoolidesse ja ei ole rahul enam sellega, mis seal pakutakse. Et jah, aga teised saavad täiendada. No võib-olla tähendaks selle poole pealt, et ma arvan, et Eestil tuleb ära kasutada enda väiksust ja mõneti ka ikkagi innovaatilisust, sellest, et kui me kuulame seda, mis toimub Euroopas, on ju terve rida riike, kus praegu väga selgelt räägitakse sellest, et keelame ära nutitelefonid koolis, keelame ära tehnoloogia koolis. Ja ega see tiihüppe nimi ei tulnud ju tühja koha peal, see tuli tiigrihüppest. Ja tiigrihüppe mõju me ju näeme siin isegi veel tänasel päeval, kus ühiskonna üldine teadvus on väga palju kõrgem võrreldes väga paljude teiste riikidega Euroopas. Ehk minu arvates on see väljakutse, mis on see, et me suudaksime seda teha nüüd kiiresti, targalt, vastutustundlikult ja niimoodi, et ta oleks ka tegelikult horisontaalselt läbi ühiskonna. Et ta ei ole mitte ainult see, et me võtamegi need 10. klassid, eks ole, ja siis läheb nendega tööle. Tegelikult meil on vaja seda kogu ühiskonnas arendada, nii et see väljakutse tegelikult ei ole mitte ainult koolides ja ülikoolides, vaid see on laiemalt, et meie inimesed laiemalt saaksid targemaks ja oskaksid seda tehnoloogiat ära kasutada, sest et selle mõju saab olema väga fundamentaalne ja kui sa oled sealt aeglane liikuja, siis sa päeva lõpuks jooksedki järgi selle rongile, mitte sa ei ole selles veduris, sa ei juhi seda mängu. Minu meelest meil on see mure, et kuna meil oleme nii väiksed, siis me võiks tegelikult tervele Eestit ära õpetada oma tehisintellekti kasutama. Et ei ole kasu, et õpetaja oskab, ei ole kasu, et õpilane oskab. Ülikooli tulevad need, kes ei ole praegu õpilased. Lapsevanemad peavad toetama. Me peame kõik koos minema selle koha pealt. Et mis on meie omavaheline strateegia selle koha pealt? Täna on nii, et TalTech teeb ühte asja, Tartu Ülikool teeb teist asja, ATM teeb kolmandat asja. Meil ei ole ühtsust omavahelist kokkulepet.
ka tehnoloogiad, et mida me teeme. Ja hariduse koha peal mõtleme ka IT-hariduse peale, et kui meil ei tule neid IT-arendajad ja krati taltsutajad peale, kes ka päriselt oskavad asju teha, siis me jäämegi kõikide Ameerika ja Hiina süsteeme kasutama. Me ei suuda mitte ise mitte midagi teha ja me hakkame maksma selle eest loomulikult palju raha. Ma tahaksin tuua välja, et inimese roll töö tegemisel kindlasti muutub, nagu siin eeskõnelejad on ütelnud. Ja meil ei ole mõtet koolitada spetsialiste nii-öelda vana majanduse jaoks. Sest uus majandus on juba ukse ees ja praegu toimumas. Ja siin on nüüd siis riskid AI õpetamisel, mis ma näen, mida tuleks vältida. Et kindlasti nii, nagu Jaan Aru välja tõi, me peaksime üritama vältida sellist sisutühja teksti vorpimise ja ka slaidide vorpimise oskuse kujundamist, sest inimene võib ju mõtelda, 2025 on öeldud, et on agentide aasta. Et sa laed endale arvutisse programmi, annad ülesande ja siis hakkab internetist otsima materjali, koostama Exceli tabeleid, tegema PDF-faile, PowerPointi faile ja nii edasi. Nüüd inimene mõtleb professionaal, et ma õpin selle ära, et siis ma löön teistest paremini läbi. Aga ta ei arvesta sellega, et tööandja võib ju ühe laptopi asemel osta 1000 laptopi ja panna kõikidesse sinna selle agendi tööle. Nii et need oskused, mida me peame välja mõtlema, mis need oskused on, et mida siis me peaksime õpetama. Jah, et siit selgelt kostub, et meil on nagu küsimus, et mis on need positiivsed võimalused, ja teisest küljest, nagu Jaan rõhutas, mis on mulle ka emotsionaalselt lähedane, et mis on need ohud, ja ma näen nagu põhilise ohuna just seda sama, et tohutu kiusatus intellektuaalseks laiskuseks. Et tegelda mängimise, sotsiaalse suhtlumise ja selliste nagu tavaliste lõbusate asjadega ja mul on endal alati selline refleks, et ma püüan kohe meenutada sellist antiikajastut, kus inimesed olid nagu samasugused ja püüdsid samast asjadega tegelda ja niipea, kui nad olid rikkad või mõjukad, siis olid neil mingid orjad või käsualused, keda nad said panna nagu töid tegema, mis on umbes sama, et tehisintellekt on nagu ori ja siis samas neid lapsi õpetati väga rasket vaimset tööd tegema, et ei olnud nagu see, et sinu ülesanne on nagu orja käsutada lihtsalt. Et siuke värk. Aga nüüd, et mis selle küsimusega otse haakub muidugi, mida siin nagu kaude nagu mainitud, et meil on teadupärast tehisintellekti hüpe ja paljud inimesed siit on sellega seotud, kas rohkem või vähem, eks ju. Et mis koolidega juhtub, et äkki te räägiks natukene spetsiifiliselt sellest projekti seisust, mis on praegu tegemisel, sest see kõik hakkab mõjutama ka ülikoole. Ei ole mingit kahtlust selles. Kert, äkki sina hakkad pihta sellega? Okei, ma võin alustada ja siis ma annan edasi kohe Jaanile, kes on selline, siin ma ei tahanud öelda selles orja rollis, aga tema teeb seda rasket tööd seal. Minul on lihtsalt tore kiibitseda kõrvalt. Aga see algatus siis on tulnud nagu väga mitmelt erinevalt poolt, nagu ka viidatud presidendi kõne, mis 24. veebruaril peeti, sai see välja öeldud. Aga väga lihtsalt öeldes ongi ikkagi mõte selles, et kuidas viia tehisintellekt koolidesse, kuidas tagada töövahendite kättesaadavus, kuidas tagada õppematerjalide kättesaadavus, samas, et mis rolli hakkavad õpetajad mängima, millised oskused peavad õpetajatel olema ja nii edasi, et on mõneti nagu adresseerimas seda, mida Birgi eeldavalt ütles, et Eesti probleem on niisugune fragmenteeritus. Praegu momendil ka me võime nagu mõneti olla kriitilised, et hüppe võtab nagu väga väikesed osa üldharidus koolidest, või mitte koolidest, vaid ainult üldharidussüsteemist. Ülikoolid peaks sinna kaasa tulema ühiskond laiemalt, aga ta on vähemalt see, et arvestades selle tehnoloogia ülisuurt liikumiskiirust, siis ongi, et me peame väga kiiresti reageerima ja kui väga kiiresti tahad reageerida, siis sa ei saa nagu teha kõikidele meeldivat asja üle kogu ühiskonna, et loodetavasti kõik teised sammud tulevad järgi. Aga ma arvan, et selle algatuse nagu kõige positiivsem asi on ikkagi see, et nagu ka Birgi eelnevalt ütles, et uuringud on näidanud, et
et rõhuv osa üldhariduskoolides käivatest õpilastest kasutavad tehisintellekti ühel, teisel või kolmandal moel. Ja nüüd meie ülesanne peaks olema see, et suunata see nii-öelda õigele rajale, et me saaksime temast kasu, mitte pigem kahju. Aga nüüd, mis seal praegusel momendil sees on, siis Jaan on väga selgelt töötamas praegult just nende töögruppidega, mis siis tegelevad selle sisu poolega, nii et... Jah, et seal ongi... Kui te vaatate tiihüpet ja hakkate selle kohta uurima, siis ei ole üldse näha, et mina seal näiteks midagi teen, on ju, aga alates sellest, kui see välja kuulutati, siis meie oleme olnud see sisutiim. Et on inimesed, kes nagu räägivad, ja siis on inimesed, kes nagu sisu teevad ja kohati on see väga frustreeriv olnud, ma ausalt ütlen siin, et see kommunikatsioon selle tiihüppe ümber on olnud väga vilets, sest osad inimesed lihtsalt räägivad. Nad käivad vahel koosolekutel, kuulevad, mis me räägime, aga nad räägivad ikka oma juttu. Ja siis ongi nüüd kõige halvemas olukorras minu jaoks on õpetaja, sest siis ta kuuleb siit, mis see tiihüpe on. Keegi kirjutab veel arvamusartikli, mis on need ohud. Järgmine arvamusartikkel õpetajal on väga raske, et mis siis tuleb 1. septembril, eks. Et see kommunikatsioon on halb olnud ja teine asi, mida võib mainida, muidugi siin on ikkagi teadlased paljud ruumis, et meie jaoks on selge, et see kõik oli natuke ikkagi liiga kiirustades, et ei ole tegelikult võimalik sul niimoodi 7 kuuga asja nagu täiesti ilusasti üles ehitada, on ju. Ja mina alguses olin üks ennast, kes ütles, et kuule, võtame veel aega ja natukene planeerime paremini, aga kui siis otsus tuli, siis mina ja teised ütlesime ka, olgu. Tuleme teeme, et proovime siis võimalikult hästi ära teha. Ja mis siis praegu nüüd selge on, ma nimetan ainult 3 aspekti lühidalt, pärast võime pikemalt rääkida ka. Esiteks, et tiihüppe keskmes on õpetajate koolitus, kuidas kõik õpetajad nagu viia selleni, et nad nagu saavad midagi tehisarust aru ja suudavad ka oma õpetatavaid õpilasi siis tegelikult nagu toetada. Et see ei ole triviaalne, Birgi on ka palju tegelenud selle treenimisega, osad õpetajad on väga heas vormis, aga meil on vaja tuhandeid õpetajaid seal tegelikult nii-öelda vormi saada. Ja meie eesmärk on siis teha selline tugiprogramm, mis ei oleks mitte nii, et me korra koolitame ja siis tehke, mis tahate, vaid et me läbi aasta tegelikult oleme kogu aeg kaasas ja haridustehnoloogid ja teised inimesed saavad ka seda protsessi toetada. See on esimene komponent. Teine on siis see, et mis rakenduse õpilased saavad ja siin on jälle väga palju sellist imelikku kommunikatsiooni olnud, et nagu jääb mulje, et nad saavad lihtsalt mingi chat-GPT kõige tugevama versiooni. Ei, see, mida on läbi räägitud ja mida me tõesti nagu üritame teha, on see, et nad saaksid spetsiifilise Eesti poolt teatud nõudmiste ja funktsioonidega versiooni GPT-st. Kas see saab reaalsuseks? Tänasel päeval ei saa kindlalt lubada, sest lihtsalt allkirjad ei ole veel all, nii et ma ei saa kindlalt öelda, et see tuleb, aga see on nagu see, mida me oleme kuude kaupa nagu rääkinud ja ka OpenAI pool on nõus olnud. Ja 3. komponent, mis on oluline ja millest ma ka mainin võib-olla ainult lühidalt, on see, et kui tiihüppe välja kuulutati, siis teadusega ei olnud seal nagu miskit seost ja olen olnud koosolekutel, kus osa inimesi teatab, see ei ole teadusprojekt. Aga meie siin ruumis kõik saame aru, et kui me tegelikult tahame 2 aasta pärast või 5 aasta pärast aru saada, et kas sellest mingit kasu ka oli, ta peab olema vähemalt natukene teadusprojekt, et me peame mingeid asju mõõtma, vaatama, kas tegelikult õpilastel läheb paremaks, mis täpselt läheb paremaks, mille tõttu läheb paremaks. Kõik on teadusküsimused, mille peale alguses absoluutselt ei mõeldud ja nüüd me siis väga tihedalt tegeleme, et sealt ka midagi nagu üldse tuleks. See oli väga lühidalt selline kokkuvõte sellest. Mul on võib-olla selle lepingu koha pealt küsimus, et ma olen ka vahel inimestega suhelnud sel teemal ja midagi lugenud, eks. Ja siis mul on jäänud mulje, et arutluse all on konkreetselt OpenAI selline campuse lepingu tegimine, sest nad kuulutavad välja TÜ-ülikooliga. Et me teeme nagu erinevate campustega selliseid lepinguid, et inimesed saavad nagu sisse logida, et nad ei pea ise maksma oma krediitkaartidega, mida õpilane selgelt ei saa, on ju, ja et sul on nagu kohandatud versioon.
Ja nüüd seda kohandamist, nagu me teame, saab teha väga mitmel moel, eks ju, et sa saad teha nagu tuningut, sa saad system prompti asendada, kas on midagi teada sellest, et mismoodi see kõik väljendab või kas mu arusaam on üldse õige? Arusaamine on põhimõtteliselt õige. Siin ongi kaks eri asja, mis on nagu, et üks on see, mis ülikoolid praegu räägivad OpenAI-ga läbi ja mis nemad saavad, ja teine on see, mis tuleb siis koolidele, et meie teada need asjad on nagu natukene erinevad. Ja siis, kui sa teed sellist süsteemi, siis üks versioon ongi, et sa saad ju teha, põhimõtteliselt iga üks teist saab praegu minna juba teha MyGPT või siis Google'i Gemini'l on Gemid, on ju, et sa paned sinna sisse oma prompti, ütled näiteks, et sa ei tohi anda vastuseid otse kätte, sa pead olema nagu näiteks sokraatiline, mingid sellised näited. Probleem sellega on see, et kui sa niimoodi teed, siis see sinu prompt võib vahel minna vastuollu sellega, mis süsteem tegelikult on nagu treenitud tegema. Seega, põhimõtteline kokkulepe OpenAI-ga on, et nad treenivad need asjad, millest me räägime, sisse süsteemi. Okay. Aga jällegi, mis meil on? Meil on siin täna on ju mai lõpp. Kas nad tegelikult nüüd jõuavad seda? Mina ei saa olla see, kes seda... Meil on ju vaja kedagi Eesti poolt partneriks, kellega koos seda treenida, aga nad üksin... No ongi, et selles suhtes meie seda teeme, aga praegusel hetkel näiteks, kuna lepingutel ei ole allkirju all, siis tegelikult ei tehtagi neid asju. Ja mis praktiliselt tähendab, ongi see, et meile kõigile Eestis meeldib juuli, augusti algus, aga see aasta on see osade teadlaste jaoks väga teistmoodi. Mul on üks küsimus selle kohta, mida siis paljud õpetajad on arutanud, et ütleme, et meil tulebki see riigisüsteem. Õpilastel on endal omal ju ostetud see ära. Miks ta peab seda nutitud versiooni kasutama tulema? Ehk siis mul on küsimus üks, et kas me nagu paneme raha õigesse kohta? Kui nad juba ostnud on, mis me neile uuesti ostame. Ja teine asi, kui me nüüd kasutasime omal ajal koolis neid nutitelefone, mis olid kooli omad või arvutid, mis oli kooli omad, siis lapsed istusid, ütlesid, et tead, et mul on kodus parem arvuti, kas ma võin kaasa tuua. Et ma ei taha kasutada seda tehnoloogiat, mis on tema jaoks vana ja halb. Et kas me nagu peame tegelikult rohkem selgitama õpilasele ära, et miks sa pead oma aru kasutama, eks ole? Millal tekib sul see brain freeze, ehk siis nii kui sa tehisintellekti lahti võtad, siis sul enam aju ei tööta. Me tegime näiteks küberturvalisuse võistlusel sellise katse, osad said siis haige teha asju, teised said teha ilma. Need, kes ilma tegid, jõudsid võistluses lõpuni, tegid asjad ära. Need, kes olid haiga, istusid seal juures ja ütlesid, et aga ma ei oskagi enam lahendada asja, ma ei oska isegi küsida mitte midagi. Eks siis, kas me peaks rohkem tegelikult lastega päriselt rääkima, miks mitte tehisaru kasutada, enne kui me tehisaru hakkame kasutama? Jah, et see on üks või kaks tähtsat punkti siin. Esimene ongi see, et kujutame seda dilemmat veel täpsemalt ette, mis Birgi sõnastas, et nüüd õpilane läheb seda uut tehisaru süsteemi kasutama, küsib, kuule, mul on siin vaja see kirjutada, et kirjuta valmis. Süsteem ütleb, ei, rahu, nüüd me mõtleme koos. Miks kurat, ja siis paneb kinni ja siis kasutab tavalist ChatGPT-d, et see ära teha, eks. Et see on see dilemma, mis on. Ja siin ongi need kaks vastust. Esiteks siis see, et ühelt poolt me peame nagu õpilastele ka paremini selgitama, et miks sa üldse tahad nagu vahepeal oma aru kasutada, eks, et mida see teeb, sest ehkki siin saalis võib-olla paljud saavad enam-vähem aru, siis õpilased ei saa. Ja siis ongi nagu seetõttu on tore, et me alustame gümnaasiumist, sest uskuge mind, olen üritanud ka 7. ja 8. klassi õpilaste neid asju selgitada. Mõni saab aru, aga paljude jaoks on väga raske. Ja siis teine aspekt on see, et mida me loodame ja üritame, on see, et tegelikult kui nüüd on klass, siis see klassi õpetaja saab sinna tehisarusse panna oma materjalid ka sisse, PDF-id ja asjad. Ja me oleme näinud pilootuuringus, et see on väga tugev argument õpilaste jaoks, et okei, nüüd kui ma kasutan seda GPT-d, siis ta annab mulle vastuseid ja asju, mis on tõesti relevantsed selle õpetaja jaoks, mitte te ei võta kuskilt tervest maailmast neid vastuseid. Need ei ole nagu täiesti bulletproof lahendused, aga need on osad asjad, mida me oleme mõelnud ja mida me plaanime teha. Tarmo, ma vahepeal leian, et praegu oleks hea aeg küsida nagu sinu seonduvaid kogemusi. Vaata, kui me juba räägime nagu õpetamisest, sest sina oled tegelikult nüüd päris palju praktiseerinud tehismõistuse kasutamist otse õppides väga mitmel moel, eks ju.
Et see ei ole küll nagu väikeste laste, suuremate laste jaoks, aga räägi natuke sellest. Jah, et tegelikult mul tekkis paralleele, kui Jaan just rääkis, et ma eelmine aasta lugesin sellist ainet nagu sissejuhatus tehisintellekti ühele Tallinna gümnaasiumi klassile. Et selline programm on meil ülikooli ja siis keskkooli vahel. Ja siis ma ütlesin pärast meie inimestele, et ma enam seda ei taha teha, sest see oli nii suur pingutus, sest ma mõtlesin, et ma võtan nagu kursuse, mis ma siin muidu loen, teen sellise light versiooni ja siis loen teile ette selle enam-vähem sama metoodikaga. Aga see ei tööta keskkooli õpilastega. Et näiteks selle harjutustöö, et kõigepealt mõtle oma peaga läbi probleemi lahendus ja nüüd siis kasutame AI-d ja tee sellega ja siis võrdleme, mis on erinevused. Ja 2/3 tegid selle, mis peaks oma peaga tegema kah AI-ga. Nad mõtlesid, et ma ei saa aru, et... Mõtles koos, on ju? Jah, mul pole nagu vastused, kuidas seda nüüd delivery teha, eks seda kohale viia, seda õpetamist, sest siin peab väga nagu hariduspsühholoogidega konsulteerima. Aga kui sa teed seda sarnaseid asju tudengitega, eks ju, et kas siis läheb paremini või? Jah, kindlasti läheb, et ma ei tea, kas on selles, et nad on rohkem täiskasvanud ja nad saavad aru, et seda neil on vaja teada ja õppida. Tudengid on meil väga motiveeritud ja väga hästi pingutavad. Kuigi mitte loomulikult kõik, aga enamus. Ja ma tahaksin siia veel 2 dimensiooni juurde, mida siin on küll nii-öelda riivamisi puudutatud, aga üks asi on meil tehisaru, abstraktne tehisaru, ehk ühesõnaga tehisaru, mis on õppinud maailma kogemuse pealt. Lugenud läbi kõik raamatukogud ja saanud targaks. Aga kui me räägime õppeprotsessist, see õppeprotsess on meil mingis määral raamidesse pandud, meil on mingid õpiväljund, mida me tahame saavutada, olgu see meil põhikool, gümnaasiumi tasandil või olgu see ülikoolis. Me tahame, et nad õpiksid mingeid konkreetseid asju. Ja see eeldabki just seda, mida ka Jaan mainis, et tehisaru peab saama teada need õppematerjalid, mille peal õppeprotsess toimub. Ja nii kaua, kui neid ei ole, nii kaua see õppeprotsess ongi niisugune väga abstraktne ja näiteks sama selle tiihüppe puhul ikkagi väga oluline osa oleks see, kui me saame Eestis olevad juba praegult digitaalsel kujul olevad õppematerjalid, mida gümnaasiumites kasutatakse ka üheks osaks mudelitest ja samamoodi ka kõrgkoolis, kui me hakkame rääkima konkreetsetest ainetepõhistest asjadest, siis ikkagi tehisaru peab teadma täpselt selle õppejõu materjale, õppejõu soove ja kõike muud taolist, ehk seda asja natuke rohkem ära raamitleda. Et see on nüüd see, kuhu me peaksime välja jõudma. Ja teine teema, mis on, siin oli jutuks, et tudengil on oma chat. See minu arust tegelikult on väga ohtlik asi, sellepärast, et praegusel momendil me näeme ju Eestis väga tugevat hariduslikku ebavõrdsust. Ja ma näen, et see võimalus osta isiklikke chatte tekitab seda veel suuremat ebavõrdsust. Ja seal on mitu aspekti. Üks asi on see, et mis me näeme siis nii-öelda gümnaasiumi tasandil, et nii-öelda rikastel on tehisintellekti, vaestel ei ole tehisintellekti, aga see ju kõik läheb lumepallina edasi. See päeva lõpuks tuleb ka ülikooli probleemiks, sest meil tulevad õpilased veel suuremate erinevate oskustega ja lõpuks see ka läheb ühiskonda laiemalt, nii et see, et me suudaksime nagu riigi tasandil mingisugused töövahendid kõigile universaalselt kättesaadavaks teha, see mõjub ühiskonnale tervikuna väga palju paremini. Vahepeal on kõige populaarsemaks küsimuseks jõudnud meie kolleegi Kaido Kikase küsimus, mis ma arvan haakub ka kogu selle mure teemaga, eks ju. Et küsimus on selline, et kas generatiivse tehisintellekti lai levik paneb ülikoolid loobuma massiülikooli ideest ja pöörduma tagasi ammuse mudeli juurde. Õppimine põhineb eeskätt elaval arutelul, mitte siis kirjutamisel ja teadmiste kontrolliks on tudengi näost näkku küsitlemine kogu kursuse materjali ulatuses. Et see on nagu küsimus, et kas läheb asi nagu selleks või me veel ei tea või mis te arvate? Mina isiklikult arvan, et muutus saab olema suur ja ma arvan, et sel Kaido küsimusel on väga sügav point sees, mida tuleb tõsiselt mõtlema hakata. Ongi see, et selline kaob ära kogu selline kodus tehtav ja siis esitatav tööde variantide asi ja ma ei tea, mingisugused kirjalikud eksamid või arvutis tehtavad eksamid ja nii edasi. Väga oluliseks muutub see inimeseks suhtlus. Ja nüüd küsimus on see, et kuidas me nende töövahenditega suudame seda asja ka tegelikult
ikkagi skaleerida. Sellepärast selge on see, et kui me võtame Tehnikaülikooli näite, meil on 10 000 tudengit, kui kõik tudengid õpiksid väikestes gruppides 20 tudengit õppejõu kohta, siis meie õppejõudude arv peaks olema kordades suurem, kui ta tänasel päeval on. See lihtsalt ei ole mõistlik. Me peame ühelt poolt enda õppeprotsessi ümber kujundama selleks, et saada rohkem seda inimesele interaktsiooni, mis tähendab seda, et tegelikult tunniplaanis ma ei tahaks tulevikus enam näha mitte ühtegi loengut ega mingit sellist asja, vaid ta peakski olema kõik seminari person-to-person interactionid ja teiselt poolt on ka see, et mõelda, kuidas nende töövahenditega muuta ka siis inimese tagasisidestamise, hindamise süsteemi sedasi, et ühelt poolt inimesed õpiksid ja teiselt poolt me suudaksime ka need massid ära juhtida. Nii et ma arvan, et massiülikool on endiselt vajalik, aga lihtsalt sisu läheb teiseks. Me käisime just vaatamas, kuidas Helsingi ülikoolil läheb. Ja mulle jäi siuke asi kõrva seal, et neil on need tehnoloogiad ilusasti õppijatele ja õppejõududele olemas. Aga õppijatele on tehnoloogia ainult siis, kui õppejõud ütleb, et minu tunnis on vaja. Ja kui minu tunnis ei ole vaja, siis sa tegelikult seda võid oma asja kasutada, aga ilmselt siis on pigem õppejõud ütleb, et ma ei tahaks üldse seda kasutuses näha. Ehk siis see on üks variant ja teine variant, mida nad arendavad, on ikkagi automaatkontrollid ja automaatne tehisintellekt tuutorid. Ja seal on alati klausel juures, et see on 80% ilmselt tõde, mis sa siit saad. Ja kui sa tahad, kui sul ei sobi see, mis siit tuli, siis tule räägi õppejõuga. Nad ütlesid, et mingisugustes päris otsustes, ehk siis kui lõplik hindamine on või siis kui on finantsotsuseid teha või midagi on lahti lasta, siis nad seda tehisintellekti ilmselt ei kasuta. Aga õppetöös teatud asjad on võimalik tegelikult lükata õppejõu turjalt ära, milleks me näiteks ka tavaliselt täna assistente kasutame. Aga Tarmo, räägi oma kogemusest. Jah, ma tahaksin samuti nõustuda ka Gerdiga väga, et ja tegelikult praegune tudeng, kui me mõtleme põlvkonda, on jõudnud juba sinna maale, et neid ei huvita loengud. Et nad tahavad diskuteerida, nad tahavad probleeme üheskoos arutleda ja tavaliselt, kui ütleme, ma loengut pean, siis ma alustan uudistest, et mis AI rindel on siis toimunud, see on neile väga huvi pakkub, nad mõtlevad kaasa. Ja siis, kui ma lülitan slaidid peale, et nüüd hakkame kontseptsioone õpetama, ma näen, et see tähelepanu kohe kaob ära, et ma jään üksi. Et see selles suhtes uus, nagunii, ma olen ka katsetanud, et mida siis võiks AI-ga teha kursustel ja tegelikult ma ütleks, et AI suudab täielikult õppeprotsessi juba üle võtta. Nii tööde juhendamist kui ka siis loengute pidamist ja muid kontakte. Aga inimese rolliks jääks, ma arvan, inimlik kontakt, diskuteerimine, modereerimine, mentorlus, tudengite suunamine ja ennekõike, ütleme, kogemuse edasi andmine. Et see elukogemus, aga ka professionaalne kogemus, mis siis õppejõud peaks tooma. Ja siin ma näen tegelikult ka nüüd õppejõu rolli muutust, et võib-olla enam pole niivõrd tähtis AI ajastul, et sa õppejõuna oskad selle aine edasi lugeda või raamatus kirjas on perfektselt, vaid sul peaks olema kogemus, olgu see siis elukogemus või professionaalne kogemus, millest tudengid tahavad teada. Aga läheme natukene karmimaks või tehnilisemaks, et võtame baka. Ja tavaline bakakursus. Õpetatakse olulisi ja keerulisi asju suures koguses on ju. Kui me nüüd ütleme, et oluliseks muutub õppejõu elukogemus ja tema diskuteerimine õpilasega, see ei ole realistlik. Mida ta seal diskuteerib, mida ta seal küsib, mis elukogemusest me üldse räägime. Inimene peab basic asju ära õppima, eks. Ütleme, et see ei oska korrutada, siis mis ta seal diskuteerib, eks. Et see on natuke teistmoodi. Et mis me sellega teeme? Et ma saan muidugi aru, et doktorantuuri ja väiksematel magistrikursustel saab niimoodi teha, nagu sa ütled, eks ju, aga mis me selle massiülikooli reaalse põhimahuga teeme? Jah, et minu arvates üks asi, mis tõesti kehtib minu arvates esimeses klassis, kehtib 6., kehtib 10., aga ka ülikoolis on see, et kui me ise ülikoolina näiteks näeme, et me arvame, et õppimisel on mingi mõte, siis selgitame nendele, kes ülikooli tulevad, kohe alguses ära, mis see mõte on. Et iga kord, kui nad hakkaksid loengu all mõtlema, mis selle mõte on, siis tuleb pähe, mõte oli see.
Noh, et see tähendab seda, et probleem on tihtipeale ülikoolis see, koolis see, algkoolis, põhikoolis, gümnaasiumis, et õpilane ei tea üldse, miks ta peab seda tegema. Et me oleme mitu korda kasutanud seda sõna ori, et õpilane ja üliõpilane tundub, no ma olen siin nagu mingi ori, et ta loeb seal ette ja ma pean seda pähe õppima. Et me selgitaksime palju paremini, et mis see õppimine on ja miks vahepeal osa nendest asjadest, näiteks just nendes suurtes bakakursustes, tuleb ka niimoodi loengu vormis võtta, isegi kui edaspidi see siis tõesti nagu väheneb, sest mõlemal on õigus, eks. Aga et see nagu efektiivselt töötaks, peame me nagu seda väga hästi nagu esmakursusestele selgitama, et miks see niimoodi on. Loodetavasti nüüd paljud on ju, kes tulevad mingi aasta pärast, nad on sealt näiteks selle D-hüppe programmi põhjal selgeks saanud juba. Selle, mis õppimine on, neil ei ole vaja selgitada, aga praegu meil on kindlasti siin paar aastat seda, kus seda oleks vaja tegelikult. Ja, aga ma ütlesin praegu väga üldiselt, et tuleks selgitada, tegelikult tuleks täpsemalt nagu kirja panna, mida sa ütled ja kuidas sa selgitad ja võib-olla see võib olla nagu tõesti nagu kodulehel üleval ja et iga õpilane, üliõpilane ka teab, et seepärast me teeme seda asja, seepärast meil on vahepeal need loengud ja see on osa õppimisest. Aga minnes sealt edasi, no me saame aru, et selgelt üks asi, mis me peame saavutama, on, et tudeng teeks keerulist vaimset tööd ja pingutaks, eks ju. Ja loomulikult selgitad või ei selgita, ega normaalne tudeng ei taha seda teha, eks. Või mitte väga palju, et ta nagu mõtleb, et see oleks tore küll, aga tegelikult teeb midagi muud, eks. Et söön võileiba ja mängin natukene. Ja mängin sõpradega, eks ju. Et kuidas me nagu selles suunas saaksime edasi liikuda? Kuidas me peame strateegiliselt mõtlema üldse? No ma ütlen lühidalt ära, et teised kommenteerida ka, et see põhiasi on ikkagi minu jaoks, et üldse me nagu ühiskonnana, õpetajatena ja ülikoolina nagu sõnastame selle, et jällegi, et miks üldse on kasulik pingutada. Et kui ma lähen kooliõpilaste ette rääkima, ega nad ei tea, üliõpilased ka tavaliselt ei tea, eks. Aga meil on see vastus nüüd alati tagataskust võtta, et ainult siis ja ainult siis... Ei, ma saan aru, ma olen suga 100% nõus, aga oletame, et me oleme seda neile sõnastanud ja iga nädal korra räägime üle, on ju. Aga nüüd, mis on siis nagu järgmine samm, kuidas me nad tegelikult pingutada saame? Ega see, et nad usuvad seda, sellest enamasti jääb väheks. Ja see on nagu alati protsentide mäng, et kuidas sa saad, näiteks Gert tõi esile, et sul on see hariduslik nagu ebavõrdsus kasvab. Mina mõtlen kogu nii, et see on protsentide mäng, et kuidas sa saad neid osa jälle sinnapoole. Nii et selgitustöö on osa. See aitab, aga see ei ole päris, et siis on kõik hästi, eks. Ei, seda ma ei mõtle. Mina arvan, et kindlasti me peame enda õppimis- ja õpetamismeetodeid väga radikaalselt muutma, et see sama, mis siin tuli eelnevalt jutuks, õppejõud kui mentor, inimesuhe ja sellised teemad, mis on meil võib-olla, esimesel taas ka Hendrik Voll näitas näiteks esimese semestri väljalangevuse teemasid, eks ole. Lähme ajas mingi 5-10 aastat tagasi või isegi veel 15 aastat tagasi, siis oli ju see teema, et topime enda 5 tudengit ühte loengu saali esimesel semestril ja siis nagu loodame, et nad hakkavad õppima, eks ole. Elu näitas, et 25% nendest ei hakanud kunagi õppima. Läksid kohe sama targalt ülikoolist minema. Et nüüd tuleb nagu ära lahendada selline tore väikene probleem, et kuidas saada nende tudengitega ühelt poolt personaalne kontakt ja samas seda, et me suudaksime neid ka ikkagi suurtes massides õpetada. Ja üks väljakutse on kindlasti, või üks võimalus selleks on ikkagi ka muuta neid kuidas nüüd öelda, tehnikaid selliseks, et tudengid peavad ise rohkem ära tegema. Et ta ei ole mitte selline passiivne info neelamine, vaid aktiivne töös osalemine. Me oleme ju rääkinud siin aastakümneid maailmas igasugust probleempõhisest õppest ja projektipõhisest õppest, nii edasi. Vaadake meie tudengivormelit. Tudengivormelis on iga aasta mingi 100 tudengit. Nad tegelevad niivõrd tehniliselt keerukate asjadega, millega ma arvan, et enamus nendest mingisugust tavalises akadeemilises aines poleks kunagi nõus tegelema. Aga miks nad seal tegelevad? Neil on probleem vaja lahendada, neil on vaja vormel sõitma saada. Okei, see kõlab mulle nagu rakendusõppe, eks ju. Paneme ikkagi tudengid maja ehitama. Et teeme siin nagu kamba peale, peame maja valmis saama. Põhimõtteliselt küll, aga see ongi ju meie eesmärk, eks me tahame saada Tehnikaülikoolist lõpuks inimesi, kes kamba peale maja valmis ehitavad. Nemad ainukesed ehitavad, keegi teine seda ehitama ei hakka, eks ole. IT-süsteemidega täpselt samamoodi või loodusteadustega millegi muuga.
Mul on tunne, et meil on, kui me kunagi hakkasime seda digi kasutama, siis õpetajad õpetati alati kasutama teatuid asju, et kasuta PowerPointi, nii, siis oli Kahoot. Siis see vaene õpilane läks ja siis tegi järjest 12 tundi Kahooti ja vaatas neid slaide, sest õpetajad olid need ära õppinud. Tegelikult on vaja erinevat moodi õppida. Loengud on väga head, tudengid väga naudivad loenguid, kui need on hästi tehtud ja need on huvitavad. Kui on arutelu hea, naudivad seda ka. Kui arutelu on halvasti kohtud, nad ei naudi seda. Täpselt samamoodi, jah, me liigume probleemi väljakutsepõhise õppe suunas, aga ilma teadmisteta, ilma läbi harjutamata, ilma vahel trillimata ei ole võimalik näiteks arendajal ju seda ülesannet mul ära lahendada. Ta ei saa selle sama kursuse jooksul õppida progema, siis lahendama probleemi asju. Ta peab kuskil õppima ära selle baasprogramise ka. Ehk meil ongi vaja erinevaid asju. Ehk me ei saa hakata ütlema, et vaata sina teed sedamoodi kursust, see on ainuke õige. Meil on vajagi erinevaid kursuseid. Kui on näiteks võimalik teha massõpetust tehisintellekti ja muude abidel ja nad päriselt õpivad proge ära, see õpib niimoodi. Nüüd on minu tund, kus on häkaton, kus nad teevad teisi asju. Siis on järgmine tund, kus on loengud. Nad naudivad, nad mõtlevad kaasa. Ja neid erinevaid asju peaks olema. Iga programmi juht peaks tegelikult vaatama, et neid asju oleks olemas. Sest et ainult siis me saame selle üldpädevusega asjad korda ja kõikide muude asjadega korda. Kui me kõik teeksime ainult arutelusid, siis ma ei ole kindel, et meil tulevad targanda inimesed. Meil tulevad inimesed, kes oskavad lobiseda. Nii et sul on väga positiivne sõnum, eks ma saan aru, et võtame rahulikult, teeme rohkem mitmekesiselt ja las õitsevad 1000 lille, nagu klassikud on öelnud umbes. Aga nüüd võiks proovida natukene suunduda ka sinnapoole, et mis on need viisid, kuidas me saaksime seda tehisintellekti värki nagu ära kasutada, mitte nagu abstraktselt, et et see kuidagi meid aitab õpetamise juures, aga mis me nagu reaalselt saaks teha ja ma vaatan, kas meil on siin mõni väga nagu sobiv küsimus selle kohta, et natuke raske öelda, eks ju. Võib-olla üks küsimus, mis on nagu haakub selgelt, mis on siin eespool, on missuguse positiivse muutuse TalTechi õppe- ja teadustöös võiks tehisintellekti laiem kasutusele tuua, et seda saab ka mõelda nii, et kuidas me seda tegelikult paremini saaks kasutada. Näiteks sul on, eks ole, jällegi tulles sellise igapäevase praktika juurde, mis on sinu meelest nagu kõige nagu kasulikum asi sinu õppetehnoloogias või kuidas sa oled nagu õpetanud, kus sa oled seda ära saanud kasutada? Ma kõigepealt üritan tudengitele selgeks teha, et kui nüüd tehisintellekti revolutsioon üle käib, see võtab aega aastakümneid, nii nagu kõik teised eelnevad revolutsioonid on aega võtnud, et siis on meil 4 klassi töötajaid. On AI kasutajad, need, kes oskavad hästi süsteeme kasutada, siis on need, kes oskavad neid süsteeme konfigureerida ja siis on ehitajad, need, kes tunnevad koodi ja kes oskavad nii-öelda fundamentaalseid AI ehitusklotse koostada või ehitada. Ja 4. klass on kaotajad, need, kes tahavad sellest kõrvale jääda. Ja siis ma olen üritanud oma kursustel niimoodi teha, et meil on nagu baaskursus, et kus me siis õpime neid süsteeme kasutame, et tudeng saaks aru enne kõik, et mis on nagu sisend, mis on väljund ja mis vahepeal toimub. Vahepeal on mingi transformatsioon. Andmed lähevad sisse, andmed tulevad välja ja midagi nende andmetega vahepeal tehakse. Et kõige tähtsam on aru saada, et missugused need andmed on, mis sisse lähevad, mis sealt välja tulevad ja siis mis nendega vahepeal on võimalik teha. Et nende enda nagu siis fantaasia ja mõte hakkaks tööle, kui nad päris elu äriprobleeme oma ettevõttes hakkavad lahendama. Mina hakkan kasutama erinevaid praktilisi agente oma tunnis. Et tudengid tahavad tuutorit. Ei jõua kõigiga rääkida, neid 125 mul tunnis. Ma olen praegu teistmoodi need asjad ära lahendanud, aga nüüd ma suunan neid endale ise kratti looma. Ja kõige lihtsam on teil võtta Google Notebook LM näiteks kasutusse. Mina annan neile materjalid, mis on ära pakendatud. Nemad panevad neile sinna sisse, otsivad endale asju juurde. Mina ütlen väga lahe, et sa tegeled õppetööga, otsid ise ka juurde. Ja siis on temal endal tuutor olemas, kes seda aitab siis lahendada. Ja ma vaatasin, et see tarkvara toimib nii hästi, et ta ei anna sulle niimoodi otseselt alati vastuseid. Ta ka suunab sind õppima ja siis ütleb, et see skeem on näiteks selline ja siis sa saad mingisugust podcast
uuesti seal sees kuulata ja nad omandavad need teadmised hoopis teisel kujul. Et ei pea enam ainult Moodle'is testi tegema ja minu materjali lugema, aga võib-olla see on natuke interaktiivsem. Ja teised kratid, mida me siin oleme tegemas, on siis see, et me teeme suure häkatoni. Tahame siis üle 300 inimesi sinna häkatoni kokku ajada ja kõige suurem mure on mentor. Aga mis mured on häkatonil osalejal tavaliselt, mida ta mentorilt küsib? Ikka need samad tüüpprobleemid, kus mul on see asi ja kas ma nii teen ja kas ma olen õigel ajal oma asjaga. Me teeme sellise mentori, mis siis vaatab sinu asjad üle ja ütleb sulle, et jah, nüüd tuleb siit edasi liikuda. Et ta saab ka sellel kratilt abi häkatoni raames. Vaat ei ole veel välja mõelnud, me seda lihtsalt praegu arutame, et seda teha. Et meil on üks hea arendaja appi võetud, kes siis aitab teha. Ja siis gümnaasiumite kõige suurem mure õpetajatega on see, et aga mis IT-eriala ma siis valin, kui ma tahan ülikooli õppima tulla ja nendele tegime ka krati valmis. Et see on nüüd siis IT huviärataja. Lähen, räägin kratiga juttu, vastan küsimustele, mängin väikseid mängukesi ja annan tagasiside. Ja siis krat ütleb, et tead, et sulle äkki sobib 32% küber, aga võib-olla näiteks arendus sobib 50%. Ehk siis nad saavad natuke haritumaks sellest, millised IT-asju on õppida. Siis ma saan aru, et sinu valemi järgi ongi IT-inimesi on meil vaja. Ja siis need, kes hooldavad neid masinaid. Et siis me peame tegelema sellega, et IT-st oleks rohkem inimesi. Ma kardan, et vähemalt 20 aasta pärast olukord on niimoodi, jah. Jah. Aga ma hüppaks hoopis teise domeeni, ma hüppaks teadlasse vaheldaks. Me ei ole täna eriti palju teadle poole pealt üldse rääkinud. Ja kui me vaatame, mis toimub ka maailma teadlas, siis praegu mendil on täielik hüpe ka seal, kuidas teaduses tehisintellekti rakendatakse. Ja ma arvan, et see on nüüd see koht, kus jällegi ka kõik need inimesed, kes tegelevad teadusega, peavad teadvustama endal seda, et ka tehisintellekt toob siin selles kaasa täiesti teistsuguse lähenemise teadusprobleemide lahendamisele, sest et meil on ootamatult kättesaadavaks tekkinud tööriistad, mis meil võimaldavad teha varasema mitme aasta töö võib-olla paari tunniga. Ja ma toon niisuguse näite, tegemist on ühe Ameerika tehisintellekti professoriga, kes ühel tehisintellekti tippkonverentsil iga aasta suutis publitseerida 1-2 artiklit oma eelnevate tööde pealt. Ja tänavu aasta tegi ta eksperimendi. Tema võttis kogu oma olemasoleva teadustöö, mis tal on samuti enda mudelisse ilusti talletunud aegade jooksul ja genereeris selle pealt 20 artiklit. Ja saatis need 20 artiklit konverentsile ja kõik need artiklid võeti vastu. Ja ta tegi seda lihtsalt selleks, et demonstreerida, et see, milleks ta varem oli võimeline tegema 1-2 artiklit oma eelneva töö pealt, siis nüüd ootamatult tekkis võimalus või võimekus teha 20 artiklit, kõik unikaalsed, kõik vastamas teadusartikli parameetrist ja nii edasi. Ja see näitab seda hüppevõimet ja see ei rakendu mitte tehisintellekti teaduses ainult, see rakendub kõikjal. Võtame keemia. Kui palju varsti enam tehakse keemiat laboris versus arvutis. Võtame kogu inseneeria digitaalsete kaksikute tulemisega. Meil on väga-väga suur võime teha teistsugust teadust. Ehk kõikjal seal, kus on meil andmete töötlemine. Meil on väga palju räägitakse tehisintellekti puhul generatiivsest poolest, aga tegelikult ka suured keelemudelid on fantastilised andmete analüüsijad ja selle pealt tulemuste üldistajad, tulemuste loojad. Nii et ka teaduse vaates, ma arvan, me peaksime väga-väga jõuliselt mõtlema selle peale, kuidas ka oma teadlasi võimestada, et oleks õigete töövahenditega võimalik ka maailma teaduses kas siis samal tasemel olla või ka teha hüppe edasi. Ja kui me vaatame näiteks siin mõningate meie, hiljuti mul siin vestlus oli Technioni inimestega, kes meile Eurotechi konsortsiumi kaudu sees on, nende järgmise aasta või ütleme selle järgmise Euroopa Komisjoni tööprogrammi projekti mõtted, mis liiguvad, on enamus seotud sellega, kuidas rakendada AI-d biotehnoloogias, tervises, inseneerias, energeetikas, kus iganes. Tehisintellekti põhilised lahendused, mida rakendavad teiste valdkondade inimesed. Nii et siin on jällegi sama asi, kus me peame väga kiiresti liikuma, et maailmaga sammu astuda. Ja sul on siuke nägu, nagu sul oleks mingi mõte. Väga hea, et suudetakse lugeda, ma ei peagi midagi ütlema. Aga see oli hea, et sa mitu korda kasutasid sõna hüpe ja mul tekkis kohe mõte, hüpe kuhu? Kas hüpe mülkasse? Sest et ehkki mitmes mõttes on sul õigus, siis praegusel hetkel
me näeme ju seda kõik, kes teadust publitseerivad ka, et seda nii-öelda artikli prügi on nii palju juurde tekkinud ja ongi, et väga tore on ju, et kui see tippkolleeg on ju avaldab 20 artiklit, aga kui me kõik avaldame 10 korda rohkem, kes neid artikleid üldse loeb? Intellekt. No, ja täpselt, no muidugi see on see vastus muidugi, aga mis selle kõige mõte siis on? Nii et me peame selle suhtes väga teadlikud olema, et vähemalt tänasel päeval, et keegi siit saalist ei jookseks kohe välja nagu ja mõtleks, et ma nüüd teen 10 artiklit, sest keskmiselt see tehisaruga tehtavate artiklite kvaliteet tänasel päeval on ikka väga nõrk. Kui muidugi seda kureerib nüüd ikkagi maailma tippspetsialist, siis ta saab need tugevaks ka, on ju, aga seda me näeme nagu praktiliselt, on ju, ja ma usun, et igas valdkonnas on see täpselt niimoodi. Ja kahjuks on ju ka isegi, ma ei ütleks, et ajuteaduses ja tehisaru valdkonnas nüüd on kuskil tippajakirjades sees, ehkki on neid näiteid ka tehtud meelega nagu, aga sellises keskpärases ajakirjas sa loed ja sa saad aru, et miks ma loen seda, et see on tehisaru poolt kirjutatud. Ja just oli hiljuti suur analüüs ka bioloogia ühes tippajakirjas PLOS Biology selle kohta, kuidas väga palju nagu analüüse nagu bioloogilises teaduses on näha nüüd tagasi vaadatalt viimastel aastatel, et see on tehtud nagu tehisaruga, sest nad kõik analüüsid on tehtud väga sarnaselt, väga lihtsalt. Ja nad tegelikult nagu siis nad ei panusta otseselt nagu mitte teaduse arengusse, vaid just sellesse, et meil on rohkem segadust, meil on mingid artiklid, millele keegi viitab. Näiteks just siin eelmine nädal või paar nädalat tagasi ilmus üks ülevaateartikkel tehisaru mõjust hariduses, kui spetsialistid hakkasid vaatama, siis said aru, et ei, see osad asjad on välja mõeldud selles artiklis. Võib-olla nad on kasutanud ka nagu naiivselt tehisaru andmete analüüsis ja nagu olen ühel teisel korral siin saalis öelnud, tehisaru teeb mitte inimlikke vigu vahel, nii et kui sa lased tal teha neid analüüse, siis kui sa oled proff ja ise kõik järgi vaatad, sa võid seda kasutada, aga kui sa oled tavaline inimene, tavaline teadlane, kes tegelikult ei viitsi kõiki asju vaadata, siis sealt tulevad sisse mingid vead, mis lähevad siis teaduskirjandusse, lõpuks teised inimesed peavad siis sellele vaidlema ja see kõik ongi siis nagu rohkem hüpe mülkas. Ma väga loodan, et see on lihtsalt vahepealne etapp, kus me oleme ja et me saame sellest kiiresti üle, aga praegu peab väga ettevaatlik olema, et see tehisaru, minu ütles nagu see netkasu teadusele praegusel hetkel ei ole nagu selge. Ta lähebki täpselt samasse kohta välja, millest sa alustasid, ehk me peame kasutama seda selleks, et ise ennast võimestada. Tähendab tarka ja vastutustundlikku kasutamist, mitte see, et sa lihtsalt vajutad nuppu ja tulemused ja saadad selle. Seetõttu ma täpsustasingi seda, et mitte, et siin kõik noored, kes on nagu näiteks lähevad kohe ja üritavad ka 20 artiklit teha, vaid ei, et just, et kasutage muidugi tehisaru ja eestlastena meil, näiteks meie inglise keel ei ole alati perfektne, on ju, et siis selleks, et mõnda asjad paremini sõnastada, et kuidas sa täpselt selle artikli alguse teed nii, et ta tõesti selle tippajakirja jaoks ka hästi söödav oleks, võib kasutada ideid, kuidas tehisaru sõnastab või näiteks, et mõtteid selle kohta, kuidas mingit asja paremini visualiseerida ja nii muidugi võimestame, aga pigem ma ikkagi ütleks, et üritame teha seda ühte või paari väga tugevat artiklit, mitte seda tehisaru soppa. Lihtsalt täpsustasin, ma usun, et sa mõtlesid ise samamoodi. Ehk siis atesteerimisel, et 10 on jama, aga 5 veel elab üle, eks ole, jah? No ma ei tea, eks see on ju teie ülikooli otsustada, et mina ise, kui minu teha oleks, siis ma vaataks, et kas on üks väga hea. Sest lõpuks ongi see, ja tulles tagasi ka Tarmo kommentaari juurde, et sul olid 4 klassi. Ma ise, ma ei tea, kas see nii on, aga ma tahaks öelda, et vähemalt praegu ja mõne aasta pärast ka, et tegelikult üks klass on veel nagu inimestest innovaatorid, kes praegu me vähemalt näeme, et need, kes kasutavad väga palju tehisaru, nad ilmtingimata ei ole parimad, ilmtingimata nad ei ole kuskil tipus, vaid praegu ikkagi parim inimene veel suudab vähemalt osadel aladel, näiteks nendel aladel, kus mina tegelen, teha sügavamat mõtet ja jõuda sügavamatele järeldustele kui tehisaru. Et me peaksime nagu praegusel hetkel vähemalt seda ka pushima, et nagu inimesed kohati tehisaru abil, aga siiski üritaksid nagu ise teha seda innovatsiooni ja usaldaksime seda ka Eestis, et seda on võimalik teha, kui me teeme seda arukalt. Et 5. klass inimesed innovaatorid. Jah, et mulle tundub, et praegusel hetkel vähemalt on nii, et teie tutvusrinkonnas on ka kindlasti neid inimesi, kes nagu ei kasuta tehisaru, aga on väga innovatiivsed, sest kõik teised nende ümber kasutavad. Selle semestri alguses üks tudeng tõstis käe püstitus, et õppijad tegelikult on ka 5. klass. Ta ütlenud seda, et innovaatoriga, ta ütles, et omanikud, kes kõik seda tehnoloogiat omavad.
Ei ole rääkinud tegelikult ka intellektuaalsest omandist. Sa ütlesid, et õpetajad võiks panna oma materjalid sinna sisse, aga need materjalid on kellegi teise omad, need ei ole üldiselt nende enda loodud ja siis on nad veel selle teisintellekti loodud. See, mis nad seal loovad, on ka ju kellegi teise oma, et kuidas me siin üldse neid asju sisse paneme? Ja seal on mitmeid juriidilisi probleeme, muidu olekski ideaalne, kui me saaksime näiteks kõik on ju õpikud ka sisse treenida, mitte prompti tasemel, vaid sisse treenida, aga seal ongi legaalsed probleemid, et ega siis õpikute haldajad, kirjastajad ka ei taha seda. Aga nüüd, kui on sul see väike GPT, siis me kujutame ette, et see on materjalid, mis on õpetaja nagu kas ise teinud või ta on ka omastanud, näiteks kui teil on legaalselt omastatud nagu digitaalne õpik. Ma tahan seda maale tuua, et meil oli digipöörde projekt ja selle raames selgus, et õpetajad on kõik varastanud igalt poolt. Laenanud ja kreatiivselt enda omaks teinud, aga need ei ole nende omad. Ma tuleks selle digitoe värgi juures nagu natuke kaugemale, et kuna siin ees on Margus Püüa, ja sina oled pikka aega ajanud sellist personaalse õpiraja asja, mis on nagu minu arusaama järgi nagu mõistetav mõte, et me võiks moel või teisel automatiseerida seda, et kui palju mingit asja peab treenima, mis on inimesel selge, mis ei ole, eks ole, ta nagu treeniks õigeid asju. Selge, et põhimõtteliselt saaks tehisaru abil sellist softi nüüd nagu reaalselt teha. Ma arvan, enne oli see ebareaalne võib-olla suuremates kogustes. Kas teie olete kuulnud, et keegi sellise asjaga tegeleb? Kas see on nagu praegu teema või see on lihtsalt kunagi võib-olla hakkab juhtuma või on ikka on teema, et kui me vaatame näiteks T-hüppe pressiteadet, siis vähemalt esialgses versioonis oli seal 2 korda sõna personaliseeritud. Ma ei tea, kas lõpuks võtsid ühe välja, kuna mina arvasin, et võib-olla on liiga palju selle pika teksti kohta seda personaliseerimist. Aga jah, et see personaliseerimine on üks faktor, mida ikka nagu esile tuuakse. Mina ise arvan, et võib-olla vahel nagu ka liiga palju, aga põhimõtteliselt. Vaata, see ei juhtu ise, on ju. Küsimus on see, et kuidas... Ta mõnes mõttes natukene juhtub, et niipea kui tehisarul nagu on mälu kasutaja kohta, siis ta nagu mingil määral nagu automaatselt nagu osati tuleb. Ja see on see üks asi, mida me näeme nagu nendes tehisarusüsteemides, et see mälu aspekt nagu järjest tuleb juurde ja OpenAI-ga rääkides nad ka ütlevad, et see on reaalsus nagu loodetavasti. Tarmo, sina oled kõigepealt. Aitäh. Et kui me vaatame, kuidas Ameerikas praegu trend on, siis kahjuks ülikoolide olulisus inimeste kompetentsi tõstmisel kahaneb. Rohkem on suund juba siis nii-öelda trade schools ehk siis meie mõttes tehnikumide poole, et reaalsed oskused omandada. Ja teisest küljest tööandjate vaatevinklist rohkem loevad need üksikud kursused, mida siis läbitakse. Kuigi meie ülikool nüüd pakub ka mikrokraade juba mitu aastat, et see on võib-olla sinna poole nagu aitab, aga just tööandja vaatab, et mis on nagu tähtis, mis on need oskused, mis on omandatud. Kert, sa tahtsid öelda? Ja ma arvan, et see on nüüd kindlasti erinev üldharidus versus ülikool või üldse täiskasvanu õppe, et küsimus on selles, et kui tark on õppija. Ja me näeme siin viimase 10 aasta jooksul on toimunud maailmas tegelikult muukide plahvatuslik kasv, eks ole, et igaüks võib minna, võtta endal Stanfordi või kelle iganes kursused ja targemaks saada. Aga see kõik lähtub sellest, et see õppija peab ise olema tark, et ta teab, mida ta läheb õppima. Ja võt sama personaliseeritud õppe puhul, sama kui tehisarul on mälu ja arusaamine inimesest, mida see inimene oskab, mida ta tahab õppida ja nii edasi, siis selle peale on seda võimalik väga hästi ehitada. Ja ma olen ka mõneti arvamusel, et see ülikoolide roll, kui ülikoolid ise ei hakka muutuma, siis väliskeskkond hakkab ülikoole muutma. Ja meie nüüd see ülikool kui see kohtumispaik, see on nagu see roll. Ülikool ei ole enam see koht, kus sul need teadmised on sul Moogis, sa võid võtta endal Courseiras põhimõtteliselt terve õppeprogrammi, kui sa tahad, aga sa pead ise teadma, mida sa õpid. Ja nüüd selle tehisintellekti puhul olekski võimalik meil tekkida niisugune nagu mõneti tuutor, kes sul aitabki valida õigeid kursuseid, võtta sealt ülikoolist see, sealt ülikoolist teine, ja päeva lõpuks saada endal paketi kokku selleks, et mingile eriala profiilile vastata. Seda pidi siiamaani inimene ise tegema, nüüd tulevikus tehisintellekt saab kindlasti selle koha peal aidata. Aga ülikoolide puhul ongi ikkagi, me peame muutuma selleks kohtumiskohaks, mitte teadmiste ilmtingimata jagamise kohaks, aga teadmiste valideerimise, kokkusaamise diskussiooni kohaks. See on see muutus. Siin on üks väga lühike konkreetne küsimus, suhteliselt populaarne. Mõtleme natukene süvitsi, mis võiks saada lõputöödest?
Aga mis ta samm peaks? Vot selline küsimus. Ma jäin ka nagu mõttes, sellel on ilmselt sisu sellel küsimusel. Ma arvan, et see on kindlasti valdkonna spetsiifiline, aga kui me võtame kõik need valdkonnad, kus sa pead midagi reaalselt ära tegema, siis midagi ei juhtu. See, et inimene kasutab sul mingisuguseid generatiivseid töövahendeid seal teksti ilustamiseks, nagu Jaan tõi näite, tahad head artiklit saada, siis lased ChatGPT-l seda paremaks teha. Minu arust on täiesti normaalne. Mulle meeldib lugeda head teksti, mitte kirjavigades kubisevat teksti, eks ole. Et latt läheb kõrgemale nagu selles, et mis üldse on A või B, sest saame eeldada, et kuule, sa saad tehisaru vahendit kasutada, et oma seda keelt paremaks teha, et vigane keel, see tähendab, et sa ei ole teatud samme teinud, mis on väga lihtsad. Jah, ei täpselt, ja mul oli just aga niipea, kui sa võtad näiteks humanitaarsema iseloomuga valdkonna, siis ma arvan, see küsimus läheb teravamaks. Aga kui õppija tahab tulla ja ise teha ja ei taha tehisintellekti kasutada, kas sa siis ütled, et tead, et sa tegid küll ise, aga tead, see ei kõlba mitte kuhugi, et äkki lähed kasutad tehisintellekti. Ütleb, aga ma tulin ise õppima. Sa ei saa ju inimesele öelda, et tead, ma nagu tegelikult ei tahan, et sa ise mõtled, aga äkki nüüd minu tunnis äkki ikka kasutad, eks ma saaks sulle hinde välja panna, see ei ole okei ju. Ma toon näite meie partnerülikoolist Eindhoven Tehnikaülikoolist. Esmaspäeval ma kuulsin sellist lugu. Eindhoven Tehnikaülikoolis on üks professor, kes isegi ühe komavea esinemise puhul ei ole nõus tudengile lõputööd viit panema, sellepärast ta ütleb, et kui see tudeng on niivõrd laisk, et ta isegi ei kasuta AI-d enda töö parendamiseks, siis ta ei ole seda viit väärt. Ta paneb ju selle AI-sse selle töö ära siis ju. Kus see IO seal on jälle? Et ma näen, et just majandusteaduskonnas, et see on nagu teistmoodi lõputööd, kui siis ütleme täppisteadused. Et tööd lähevad andmekeskseks, et nii nagu ettevõtted on muutunud andmekeskseks, et andmed on peamine vara ettevõttel, siis ka lõputöödes võiks rõhuda ja ma oma lõpu juhendatavates töödes nagu seda teen, et kõige tähtsamad on andmed. Ja ma isiklikult pooldaksin, et tulevikus kirjanduse ülevaade ja siis isegi tulemuste andmete analüüsimine, et see ei ole niivõrd tähtis, kui siis on tudeng töötab andmetega, andmekorje, nendest andmetest arusaamine ja siis järelduste toomine. Et see põhiline inimtunnid võiksid sinna minna, sest nagunii, kui tudeng läheb tööle ettevõttesse, siis seal ta võib kasutada tehisintellekti nii palju, kui ta tahab. Aga kahtlemata kõige suurem probleem on seal humanitaaraladel, kus sul on lõputöö, selline pikk kirjatöö, et seal ma ei teagi, et oleks mingit väga head lahendust. Üks võimalus võib olla ka see, et tegelikult osati see lõputöö tuuaksegi siis selliseks pikaks või osa sellest lõputööst tuuakse selliseks pikaks kirjutamissessiooniks, mis sa teedki nagu tegelikult klassis, nii et sul on 10 õpilast või tudengid seal kirjutavad näiteks 4-5 tundi nagu, et pool hindest näiteks tuleb sellest, kus on garanteeritud, et see ei ole tehisaru poolt kirjutatud ja kus kirjavead võivad osad sees olla ja nii edasi, aga et sa oled kindel, et see ei ole tehtud tehisaru poolt. Aga see on lihtsalt praegu, ma mõtlesin, et seal võib-olla on mõni parem mõte. Ma olen ise mõelnud sellise triviaalse asja peale, mida ma peaks hakkama kasutama, et mul on kalduvus teha eksameid, mitte kalduvus, ma teen alati paberil pastakaga. Ja mitte kunagi mingil muul, et COVID ajal oli natuke teistmoodi. Ja nüüd, kui neid on väga palju, see on kohati väga tüütu lugeda. Et hea oleks neid hakata ikkagi nagu pildituvastusega nagu tekstiks väänama, et oleks nagu kergem, aga ma ei ole tegelikult seda massides proovinud teha, et kas keegi on midagi sellist? Kuidas nende käekiri loetav on? Ja teine asi on see, et tudeng, kes ei ole kunagi kirjutanud välja arvud sinu tunnis, siis sellel on väga kaua aega. Ei, nii on, aga ma räägin teisest asjast, et kui juba on kirjutatud, eks, et kuidas me saaks nagu kergemaks seda teha, et Nad on muideks hämmastavalt teada on need tööriistad. Just eelmine nädal ühel koosolekul meil oli mingisugune brainstorming, said post-itide peale pannud igasugused mõtteid, 10 inimest, erinevad käekirjad ja edasi. Väga ilusti luges ära ja tegi kokkuvõtted ilma, et selle asemel, et inimene oleks pidanud hakkama neid kõiki asju ära tegema. Nii et tegelikult need töövahendid igapäevaselt muutuvad üha rohkem ja võimekamaks ja ainuke võimalus nende piiridest aru saada on neid katsetada. Ja kui inimene ei oska enam paberi kirjutada, miks ma kirjutaks sulle, ma ilmselt kukuks kohe läbi, siis ma arvutis tõstan kogu aeg ümber, vaatan, muudan, paberil ei saa ju. Ei kirjutad seal aeglaselt ja vigadega ei ole hullu, eks. Küll me lepime sellega.
see on see tegelik tiihüppe ja paberil kirjutama. Et siis su teema on julgus ja ma annan sulle valge paberi. Kas saan läbi, jah? Ei, siis ei saa. Nii, aga võtame mõne küsimuse veel, mis on suhteliselt kõrgele hääletatud, mis võiks meiega haakuda. No, selline küsimus, mida me oleme nagu arutanud küll, aga kuidas seda ikkagi teha, et kas on järsku nii, et seni oleme andnud ja kontrollinud teadmisi, siis nüüd peaksime hakkama kontrollima oskusi. No me saame aru, et me oleme kõik kuidagi nagu nõus sellega, aga mismoodi see reaalselt ikkagi see kontroll avalduks on oluline küsimus. No ütlen lühidalt lihtsalt, et mõnel alal muidugi teadmised ja oskused on väga tihedalt seotud, et kui sa oled teadlane ja sinu üks töö on kirjutadagi nagu selliseid näiteks sünteesivaid artikleid, siis see, et sa nagu oskad seda, on väga tihedalt seotud sellega, mida sa tead. Et me alati ei saa neid eristada, samas mõnes teises asjas, võib-olla Tarmo tahab kohe öelda, saame tegelikult seda vabalt teha ka. Kui me avame kõrgharidusstandardi, siis me mõõdame teadmisi, oskusi ja mida veel? Väärtuseid. Väärtuseid? Vaat see on nüüd keeruline küsimus. Siis ta võib seda tehnoloogiat ja kõike kasutada, aga kui ta teeb sellest pommi ja läheb sõtta, eks ole, et siis kas see on okei või mitte, eks ole, see on kõige lihtsam näide. Et tegelikult väärtused võib-olla muutuvad meile olulisemaks kogu selle asja juures, et kuidas ma neid asju kasutan, miks ma neid õpin, miks ma teist asja teen. Võib-olla me peaksime rohkem väärtustest hakkama. See, et ma ise õpin ja ise pingutan, see on ka väärtuseks. See on nagu demonstreeritav väärtus. Ja, et ongi, ja õppejõud peab seda ka nagu elama ja näitama sellelt, et see on väärtus, eks. Nii, kas on midagi olulist, mida me võiksime veel siin öelda, küsida, mõelda, arutada? Tuleb teil midagi, mul on mõned mõtted küll, aga ma küsiks teie käest. Minul on see mõte, et me oleme tegelikult valmis saamas tehisintellekti sellise toreda talgkursus, kus meie kolleegid ka oma mõtteid jagavad nii teadlasena olemisest ja tehisintellekti generatiivse asja kasutamisest kui ka siis õppetöös, ka mõned juhid jagavad. Ja see materjal saab varsti olema meie inimestele kättesaadav. Nii et kindlasti seda, kes tahab piiluma minna enne, siis on meil aadress olemas, Gert. Ja, me nüüd, see on ahju soe, nii et kui te sinna sisse vaatate, siis ta on veel suhteliselt tühilast, et teadupärast ahi peab soenema enne, kui midagi küpsetama hakkab. Aga me hakkame koondama, siis aadress on väga lihtne, ai.altech.ee või ti.altech.ee. Ühelt poolt ülikooli spetsiifilisi asju, et nagu siin oli ka jutuks, eks ole, väga oluline on õiguslik raamistik, eetilised väärtused, eetiline raamistik, andmed, kõik sellised teemad, et seal oleksid juhendmaterjalid, et seal oleksid õigusaktid, mis meil seda teemat juhivad. Meil on ülikooli veebis erinevates kohtades, aga nad on laiali, et nagu ühte kohta kokku koondada. Kas on meil championid? Ja siis on täpselt samamoodi, et meil on homme on ühe väiksema grupi õppejõudega kokku saamine ja ma üritan neid ära veenda, et nad astuksid nagu julgelt ette, nagu Tarmo astus siia lava peale, et tõesti näidata, et meil on inimesed, kes kasutavad tehisintellekti õppetöös, kelle pealt on võimalik õppida, kes oleksid ka valmis enda kogemust jagama, et kui keegi tahab alates sügisest näiteks hakata ise endal tehisintellektiga midagi ainetes tegema, et siis oleks kelle käest õppida, kelle käest küsida vajaduse korral. Ja samamoodi ka me toome sinna kokku siis erinevad viited teiste ülikoolide, kas siis mingistel juhendmaterjalile, et näha üldse, kuidas teised ülikoolid sellega suhtestuvad, nagu parimaid praktikaid välja. Ja kindlasti on üks oluline osa on tööriistad ja nagu siin oli ka juttu see sama, et meil on üldhariduskoolidesse on minemas või OpenAI-ga on läbirääkimised, meil on ülikoolide konsortsiumiga samuti läbirääkimised praegult OpenAI-ga ja on lootus, et ikkagi sügiseks me saaksime ka ülikoolidesse OpenAI edu tasulised litsentsid, ehk siis need, kes tahavad õppetöös kasutada, nad saaksid kasutada professionaalseid töövahendeid.
et me liigume nagu, siin on jällegi, juulid läheb vahele, et vaatame. Või siis ei tule. Või siis ei tule. Juulid läheb niikuinii, aga et kas ta nüüd tuleb mere ääres või ta tuleb kontorisse, on veel nagu omaette teema, et suvel on siin kõvasti vaja tööd teha, nii et ma pean kõvasti hakkama meil kolleegidel käsi väänama. Ma arvan ka, ärge jätke seda juulit vahele, eks tehke ikka tööd, mis siin on. Jah, aga sõnum on see, et augustis tuleb nüüd kõigil õppima hakata natukene lisaks. Aga see, mis sa ütlesid, eks, et meil on loomisel selline koondsait, kas see oli nüüd ai.alt.ee või d.alt.ee või mõlemad sobib? Mõlemad sobib, okei. Need ongi selle põttega, et... Kahetäheline, eks? Kahetäheline. Mitte kolmetäheline. Ei, ja see me kindlasti kommunikeerime, kui see ahi on soojaks läinud, siis kindlasti sisekommunikatsioon tuleb selle järgi koos selle sama töövahendite ja kõige selle teemaga, et see kindlasti tuleb. Aga et kes on väga entusiastlikud, võivad sinna vaadata ja kindlasti kaasa mõelda, see praegu on juba olemas? See on juba praegult olemas. Okei, nii et sinna nagu ilmuvad ka nagu ilmselt siis uudised, millal midagi juhtub, nii et tasub täitsa minna ja vaadata, on ju. Ja ma saan aru, et teie mõlemad igal juhul olete sellega väga tugevasti engaseeritud, et Birgi on nagu üks oluline jõud seal ja sina, eks, ja tegelikult neid inimesi on päris palju, kes infot vahetavad. Ma olen küll aru saanud, et see ei ole mitte, et siin paar inimest tegelevad, vaid neid on palju ja ma arvan, see ongi hästi oluline, et see kõik on nii eksperimentaalne, et kuskil maailmas ei ole olemas mingit teadmist, et kuidas peaks tehisaruga õpetama, see on igal pool on see eksperimentaalne. Ja ma arvan, mis on nüüd väga hea, on see, et see teema on ka praegult rektoraadi tasandile tõstetud, et ta ei ole mitte, meil oli varasemalt AI Fookus tippkeskus, mis tõesti tegeles nagu ennekõike tehisintellektiga teaduse vaates ja õppetööd tegi sinna kõrvale lihtsalt, et keegi teine sellega väga palju varem süstematiseeritult ei tegelenud, aga nüüd on see teema on selgelt rektoraadi tasandil ja nüüd uue rektoraadi, kes me vaatame, et kes selle nii-öelda põhiomanikuks siis hakkab, kes seda teemat nagu otselt eest vedama hakkab. Aga eesmärk on ikkagi horisontaalselt läbi ülikooli, et meil see teema oleks adresseeritud, inimesed teaksid, mida saab teha, et meil ei oleks mingeid lolle eelarvamusi, et midagi on keelatud, midagi ei tohi teha ja nii edasi, et me oleksime teadlikud kasutajad. Nii, kas on mingit spetsiifilist lõppsõna, mis te tahaksite öelda? Võib-olla teeksime lihtsalt väikese ringi, et igaüks ütleks natukene midagi huvitavat veel rahvale. On selline ütlus, et kui Tehnikaülikoolil läheb hästi, siis läheb Eestil hästi. Ja me näeme seda praegu oma lõpetajate lõputöödest majandusteaduskonnas, et arvutiteadused on selle tehnoloogia välja töötanud ja pakkunud ühiskonnale. Ja nüüd meie tudengid, kes lõpetavad, näitavad, et see tegelikult töötab ja see produktiivsus on seal. Et see võib olla see koht, kus see palju otsitud majanduskasv tuleb, kui me oskame seda rakendada ja lubatakse seda töösse lasta, sest see sama Helerini lõputöö, mida ma alguses mainisin, seda tegelikult ei tohi rakendada. AI määrus ei luba. Okei. Maailm ei ole valmis, nii põnev on. Mina ütleks, et tehisintellekt on tulnud, et jääda ja mida rohkem me suudame tehisintellekti enda huvides ära kasutada, just nimelt enda huvides, inimkonna huvides, seda rõõmsamad ja rohkem aega meil inimestena on aega tegeleda nende asjadega, mis meil kõige rohkem meeldivad, nii et las arvutid tegelevad lollitööga ja tegeleme meie targa tööga. Jah, kasutame tehisaru, aga selleks, et toetada aru. Tähendab, mitte mind, vaid nagu päris aru, meie kõigi arusid. Eesti põhineb arul. No meie arudel, jah, et selles suhtes, et see on see, mis meil Eestis on ja me peame neid kõiki arusid võimendama tehisaru abil, targalt ja siis jõuame kaugele. Kuulge, aga suur tänu, see oli silmapaistvalt huvitav ja õpetlik, vähemalt mulle. Ja suur aitäh kõigile kuulajatele ja muidugi küsijatele. Ma ei jõudnud kõiki küsimusi siia tuua, aga populaarsemad küll. Aitäh!